Täna astub lavale Paide muusika- ja teatrimaja segakoor oma koosseisuga, tähistades sellega kõige esimest esinemist. Selle erilise hetke puhul palume lavale ka ühte koori liiget, kes tutvustaks lähemalt. Tere! Mina üksinda ei ole sugugi mitte Paide muusika- ja teatrimaja segakoor, mina olen pelgalt üks liige baritoni häälerühmast, aga miks mina praegu hetkel siia lavale tulin, sellel on üks hea põhjus, siis üks selline neutraalne põhjus ja siis veel üks hea põhjus. Hea põhjus on see, et koor on täiesti komplekteeritud. 2 kuud tagasi saime me esimest korda proovisaalis kokku ja oleme tublisti teinud proove ja me oleme valmis lavale astuma. Siis see neutraalne põhjus oli see, et meie dirigent on täiesti tüüpiline kultuuritöötaja. Nimelt kõik kultuuritöötajad on rööprähklejad ja tal oli täna Tallinnas kontsert kella 12 ja ma õnneks näen, et ta just hetkel astus lava taha. Me veel umbes 10 minutit tagasi ei teadnud, kas ta jõuab kohale. Aga ta on kohale jõudnud, seega see oli see nii-öelda neutraalne uudis. Me ei teadnud, kui pikalt mina praegu rääkima pean. Aga hea uudis on nüüd tõesti see, et ta on kohale jõudnud. Ta tõmbab ka korraks lava taga hinge ja siis saame meie Paide muusika- ja teatrimaja segakooriga oma esimese esinemisega alustada. Kõik on valmis, ma lähen võtan ka siis oma koha kooris sisse. Head kuulamist! Üks, kaks, tervist kõigile. Vabalt kordes võtta ka veel natukene veel hinge tõmmata. Tere kõigile, kes te olete siin. Meil on tõepoolest, nagu Harri ütles, meil on esimene esinemine. Me oleme pingsalt harjutanud ja nagu te näete, kui ma aega vaatan, meil ei ole väga hõredad read, meil on kõik vist isegi kohal, kes lubasid tulla. Et meil on väga hea olukord. Aga alustame selle väikese kontserdiga. Ma natuke vabandan, sest ma natuke tõmban hinge. 3 minutit tagasi ma olin veel autos. Aga ega midagi. Me alustame 2 Veljo Tormise teosega. Üheks nendeks on siis Kui mina alles noor veel olin ning teiseks Vaikne kena kohakene. Kui mina alles noor veel olin, lapse põlves mängisin. Ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Meie elu on siin ilmas, nii kui linnul oksab. Ei me tea, kas me saame kokku
Järgmiseks looks on Joosep Sangla poolt seatud jõulupopurri. Vaadake ära, mitu kuulsat jõululaulu te siin ära tunnete. Ei ole mitään saa, mutta ei saa, kehi võib olla kuulata, jõuluvana ringi ju käib. Ei ole mitään saa, mutta ei saa, kehi võib olla kuulata, jõuluvana ringi ju käib. Tänane aasta 2025 on Eesti muusikas väga viljakas aasta. Me tähistame mitmete heliloojate juubeleid. Ja üks helilooja, kelleta ei saa mitte ükski jõulukontsert ega tegelikult hästi ei saa ükski kontsert läbi, minu jaoks vähemalt, on Olav Eha, kes on olnud ka minu õpetaja. Nii et me soovime teile esitada ühe toreda jõulu, mitte isegi jõululoo, ütleks, et selle kohta, see on isegi jõulupalve, jõuluime. Olav Ehala, Leelo Tungal, jõuluööl võib juhtuda ime. Ikka juhtuda
värske kriilinge, sulle ootamatult külla, päriselt me taevahinge. Jõuluöö on vaikne pime, selle imelise öö, ikka juhtuda võime, sellel ööl on mingi töö, sellel ööl on mingi töö. Jääda veel viimane lugu ja kui ma õigesti aru sain, siis see ongi kontserti viimane lugu. Mis oleks jõulud ilma muusikata, eks ole. Ja minu jaoks ka jõulud ilma selle õige jõulumuusikata, mis ikkagi me kuuleme kirikutes. See on see, kus tuleb see jõulutunne. Ja Rene Eespere on seadnud ühe väga kauni Sitsiilia viisi. Maa on nii kaunis. Ma arvan, et te kõik olete seda vähemalt korra elus kuulnud. Nüüd me esitame seda natukene erinevas seades. Aga see on kindlasti teile kõigile ära tunda. Aitäh, et te vastu pidasite. Aitäh, et te mu ära ootasite. Ja kui teile meeldis, mida te kuulsite, siis ma kutsun teid 12. aprillil Paide muusika- ja teatrimaja Kammersaali, kui ma ei eksi, siis on laupäevane päev. 12. aprill, võib-olla on 11. aprill, ma vabandan. Kutsun teid Paide muusika- ja teatrimaja Kammersaali kuulamas Paide segakoori täispikka kevadkontserti. Ja siis ma luban, et ma olen ikka hommikust saakib kohta. Aitäh teile! See